Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehtne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja kui on tarvis sabaga. Hüppab pall, kuigi jalgu pole all, lendab pall. No mis palliga meil siin taustaks mängitakse? See on suur rannapall, trikipall. Toimuvad Kuressaares trikivideote maailmameistrivõistlused. 12. juuni on ju maailmameistrivõistluste alguskuupäev, nii et kuna Brasiilia on meist nii kaugel, siis me korraldame siin omal kodus lähemal trikivideote maailmameistrivõistlused. Ja kuhu need videod saab üles laadida? Interneti igale poole, ega me mingid piiranguid ei sea. Inimesed lähevad internetivideosid YouTube'i, Instagrami, Facebooki. Pilte samamoodi, et trikivideod, trikipildid suure palliga, kõik on lubatud. Palliga tegeleb peamiselt Kuressaare ametikooli disainiosakonna seltskond. Selline palliprojekt on meil ja meil on ka mitmeid toetajaid. Kuressaare linn toetab meid. Ja kui nüüd kellegil tekkis tahtmine tulla ja ise proovida selle palliga teha trikke või mängida, et mis ajal ja kus kohast selle palliga nüüd toimetada saab? Siis tuleb meid üles leida. Ma ei tea, kus see pall on. Ilmselt siin Lossihoovis, aga meil on Facebook, kus meid leiab, kus on infot, kus pall parajasti on. Võib vaadata pilte, kus pilte tehtud on, seal on ka pall. Ja võib-olla pall liigub ringi, et ta ei püsi alati siin lossi taga. Inimesed leiavad selle. See on suur pall, küll ta silma jääb. Et kes otsib, see leiab. Jah, täpselt. Ja palli peal on kirjas kõik see, mis palliga teha saab ja mis teha tuleb ja samamoodi hoiatused. Et kuna pall on suur, siis pall võib ka inimesi vigastada, nii et eriti oluline on palli mängides vaadata, hoolitseda oma pea ja kaela eest ja kindlasti peaks palli mängima korraga ühesuurused inimesed, et kui mängivad lapsed, siis suuremad ei hakka palli väga kõrgele viskama ja kui mängivad suured, siis tuleks vaadata, et lapsed ette ei jää.